Tere, mina olen Silver, keskkonnapsühholoog. Kes teist on kuulnud keskkonnapsühholoogiast ennem, tõstab käe? No, osad ikka on, võib-olla mõned ei julgenud kätt tõsta. Mina olen ka kuulnud. Täna oleme me umbes nii kaugel, et keskkonnapsühholoogiat on tehtud erinevate allikate järgi seal 50, 70, 100 aastat. Ametlikuks suunaks sai ta siis 73. aastal. Ja kui keegi tahab ChatGPT-ga katsetada, siis saate päris palju head infot, aga päris palju ka crap'i sealt. Et kõik ei tasu uskuda, mis sealt tuleb. Et tihti hakkavad need ideed oma elu elama populaarteaduslikes väljaannetes ja siis juhtub niimoodi, et see teaduspõhisus kaob sealt tagant ära. Vaatame mõningaid müüte, mis on hakanud siis levima. Et näiteks, et avatud planeering toetab avatust, koostööd ja suhtlust. Tegelikult see nii ei ole. Et üldjuhul tekitab see stressi juurde, inimesed muutuvad küüniliseks, nad väsivad ja nad ei soovi seda kontakti luua. Et tihti see avatud planeering ei toimi. Või et kollane värv ergutab psühholoogilist ja emotsionaalset energiat. Psühholoogid ei oska tõenäoliselt öelda, et mis see emotsionaalne või psühholoogiline energia on. Meie sellist asja ei mõõda, ilmselt keegi ei mõõda. Et see on puhas selline umbluu. Et neid müüte on nagu teisigi. Osadesse asjadesse tuleb suhtuda skeptiliselt, näiteks värvipsühholoogia, mis justkui võiks olla nagu keskkonnapsühholoogia allharu, aga kui me mõtleme näiteks värvikoodi peale laboris, siis tal on kindlad omadused, lainepikkused, aga kui me selle värvi paigutame kuskile keskkonda, kus on muutuvad valgustingimused, teised värvid seal juures, et siis me neid samu tingimusi kunagi luua ei saa reaalses maailmas, et tõenäoliselt olete näinud ka seda meemi või sellist illusiooni, et keegi pani müüki kuldset värvi kleidi, millel olid valged triibud peal ja siis osad inimesed ütlesid, et aga see on ju hoopiski sinine kleit, millel on mustad triibud. Et foto peal isegi inimesed nägid sama fotot ja neil tekkisid erinevad arusaamad, et see nii sama lihtne ei ole. Mis on nagu see keskkonnapsühholoogia selline roll tänasel päeval ja miks ta on nagu muutunud selliseks populaarseks uuesti, on siis see, et see näiteks Davosi kriteeriumid, millest te võib-olla rääkisite hommikupoole ja sellised pehmed väärtused ja inimeste heaolu, mis on ruumiloomesse järjest enam jõudnud, et siis keskkonnapsühholoogia sellega põhimõtteliselt tegelebki, et üritab neid pehmeid ja ümmargusi väärtusi muuta siis tegelikult mõõdetavaks, operatsionaliseerida ära, ja tegelikult seis nii hull ei olegi, et öeldakse, et see on ju mingisugune mulli ajamine, aga päris nii ei ole, et ma loodan, et ma suudan teid täna selles natuke veenda ka. Keskkonnapsühholoogia tegeleb tähelepanuga ja sellega, kuidas keskkonnastressorid meid tegelikult koormavad, et kui mingisugused stiimulid meie meelte kaudu meile ajusse jõuavad, et siis see koormab meid ja koormab ka tegelikult meie tähelepanu sellisel viisil, et kui me millelegi keskendume, siis me teistele asjadele keskenduda ei tohiks ja ajus on selline mehhanism nagu pidurdus. Ja me saame neid teisi stiimuleid pidurdada ainult niivõrd kuivõrd palju ja ühel hetkel me enam ei suuda pidurdada neid. Ja tekibki see vaimne kurnatus ja siis on küsimus, et kas see keskkond aitab meil ka nagu sellest vaimsest kurnatusest taastuda. Et palju oli kuulda
koroona alguses sellest, kuidas inimesed pidid tegema kodukontorit, samal ajal lastel olid koolitunnid veebis ja siis lasteaiaealine jooksis seal kõige tagatipuks veel ringi kodus, et ei saanud keegi keskenduda, sest neid stiimuleid oli liiga palju. Keskkonnapsühholoogia tegeleb ka meie emotsionaalsete kogemustega keskkonnas ehk et paigakiindumus ja üks selle allosadest ka näiteks paigaidentiteet ehk et kui me peame ennast eestlaseks ja meil on eestlase identiteet, siis kes on lugenud Valdur Mikitat, siis tema on rääkinud sellest eestlase identiteedist läbi meie keskkonna ehk et see paigaidentiteet, mis meil tekib ja ma ei räägi siin sellest paigaidentiteedist või koha identiteedist, millest arhitektid tihti räägivad ehk et kohal endal on identiteet, vaid et meil tekib see enda identiteet seoses mingi kohaga. Ehk et kuppelmaastikud ja siis lauluväljak ja siis suur Munamägi ja kui me siis jaanipäeval oleme seal lõkke ääres, siis meil on see suusamüts ja suusad on jalas ja oleme tõelised eestlased. Ja siis kui me oleme ka tallinlased, et siis võib-olla meil on seal identiteedi osa on ka linnahall näiteks või Rahvusraamatukogu mingisugused sellised sümbolväärtused. Keskkonnapsühholoogia tegeleb ka motivatsiooni ja heaoluga ehk et sellised asjad nagu psühholoogilised baasvajadused, et meil on vajadus siis autonoomsuse, kompetentsuse ja seotuse järgi. Et näiteks, mis me mõtleme autonoomsuse all on see, et kas keskkond piirab meid kuidagi või ta pakub meile selle vabaduse, et kas ruum on nii-öelda demokraatlik, et see on otseselt seotud ka selle 15 minuti linnaga, et kuigi justkui linnaruum võimaldaks meile palju valikuid ja et kõik on nagu käe-jala juures, et siis see 15 minuti linn töötab tegelikult ainult siis, kui see linn on ka hästi lahendatud, ehk et neid keskkonnastressoreid seal näiteks ei ole torupiirdeid või et see keskkonnakogemus, see liikuvus ei ole tehtud kuidagi ebameeldivaks või et see nõuaks mingit erilist pingutust ja selle keskkonnamuutusega me võime tegelikult väga palju selliseid ühiskonnagruppe eemale tõrjuda, et see on nagu see ligipääsetavuse küsimus ka, et kas näiteks nägemispuudega inimesed või liikumispuudega inimesed, kas nad ikkagi nagu jõuavad vaevata kohale või nad peavad ikkagi ületama mingeid raskusi, millest me võib-olla ei saagi aru. Aga et see võib ka täiesti tavaliste inimeste puhul olla, et mina ise elan Meriväljal, identifitseerin ennast läbi Merivälja päris tugevalt, aga millegipärast Pirita rand ei ole saanud nii suureks osaks minu identiteedist, sellepärast, et kui ma sinna tahaks jala minna, see on mul ka 15 minuti jalutuskäigu kaugusel, aga see paganama sõidutee seal ees, et see on nii ebamugav, et ma tihti kas lähen sinna autoga või ma üldse ei lähegi sinna. Ja kui need psühholoogilised baasvajadused, eriti just see autonoomsusvajadus on täidetud ja ka keskkonna poolt, et siis see tagab ka meie heaolu. Ehk et meil tekib see sisemine motivatsioon midagi teha enda jaoks või paremaks panustada ühiskonda, keskkonnahoidu. Keskkonnapsühholoogia tegeleb ka sotsiaalse suhtlusega, koostööga, ehk et kuidas ruume siis disainida selliselt, et meil tegelikult ei oleks sundolukordi. Näiteks, et kui inimesed on liftis, et kas siis on see tiheli olek või mitte või bussis, et mitut inimest on vaja või mitut ruutmeetrit on vaja selleks, et tekiks tiheli olek. Ja sellele nagu nende numbritega niimoodi vastata ei saa, vaid see on jällegi selle autonoomsuse küsimus, ehk et kas mul on võimalik valida seda, et kellega ja kui palju ma pean suhtlema. Et kui ma olen sundolukorras, siis see tiheli olek tekib väga kergesti. Kui ma olen ise valinud nende inimestega suhtlemise, siis seda tiheli olekut ei teki ja ka see koostöö on palju produktiivsem näiteks.
Ja et kas inimesed siis tajuvad, et neil on võimalus sellest olukorrast eemalduda. Ehk et liftisõidu me võib-olla kannatame ära, aga kui me peame olema terve päeva koos ebameeldivate kolleegidega näiteks, et siis sellest koostööst ei tule ka eriti midagi välja. Ehk et meil peab olema võimalik siis eemalduda sealt, vähemalt me peame teadma. Et sellega on näiteks ka kosmosepsühholoogia tegelenud, ehk et see cabin fever, et kuigi need kosmonaudid, astronaudid, kui nad sinna orbiidile lähevad ja on väga väikeses kohas tegelikult koos teinekord 100 päevi, et siis ühel hetkel nagu tabati, et kui me paneme neile ühe väikese toru, kuhu nad saavad ennast sulgeda, et siis neil on palju parem olla, isegi kui nad seda toru ei kasuta seal, et eemalduda oma meeskonna liikmetest. Aga lihtsalt see teadmine, et mul on võimalus minna peitu korraks. Ja muidugi ka turvatunne ja turvalisus, millega keskkonnapsühholoogia tegeleb, et on selline valdkond nagu crime prevention through environmental design. Ehk et kuritegevuse ennetamine läbi keskkonna loome. Et on siis erinevaid võimalusi, kuidas keskkonda luua selliselt, et ta piirab kurjategija võimalusi sooritada kuritegevust kas siis puhtalt füüsiliselt või ka psühholoogiliselt. Näiteks tuntud kontseptsioon Jane Jacobsilt ehk et silmad tänaval, et kui meil on ikkagi loodud selline keskkond, mida erinevad kasutajagrupid erinevatel aegadel, erinevatel päevadel kasutavad, siis seal on rohkem inimesi ja siis seda kuritegevust esineb ka vähem, sest keegi ei taha ju vahele jääda. Ehk et mis on keskkonnapsühholoogi roll? Erinevad teooriad, printsiibid, mudelid, lähenemised, mille kaudu siis keskkonnapsühholoog tegelikult saab aidata näiteks ette valmistada arhitektuurivõistluse tingimusi. Saab teha eeluuringuid ja saab teha ka näiteks järeluuringuid, post-occupancy evaluation, ehk et see on siis see, mis võiks olla millalgi mõni kuu peale uue keskkonna kasutusele võttu, võib-olla mõni aasta. Ehk et me tihtipeale jagame välja näiteks arhitektuuri auhindu, teadmata, kuidas see keskkond tegelikult toimib ja kuidas ta inimeste jaoks on. Et oleks ju hea teada, et mis seal tegelikult juhtub. Ja nüüd me oleme tegelikult jõudnud selle tänase ülesande juurde, mida te hakkate siis omavahel arutama, tegema. Ja selle ülesande sisuks on siis enda jaoks lahti mõtestada Attention Restoration Theory ehk siis tähelepanu taastumise teooria, millel on 4 komponenti. Ja ma räägin need komponendid ära ja siis peale seda ma räägin ka sellest ülesandest lähemalt. Aga see teooria ütleb siis seda, et selline hea ja lõõgastav keskkond, milleks tihtipeale on ka looduslikud keskkonnad, aga mitte ainult, võimaldavad siis inimesele neid 4 asja või kogemust. Ehk et kõigepealt taastav keskkond on selline, mis võimaldab inimesel eemalduda igapäevast stressist ja sellisest argirutiinist. Ehk et sellised kas või lühikesed looduse pausid siis sellest olemasolevast keskkonnast, mis aitavad mõtted eemale viia. Et taastav on siis selline, mis ei hoia sind kinni enam nendes töömõtetes ja aitab taastada. Jällegi loodus, hea näide, tehti katse, kus inimesed siis 2 grupis täitsid vaimse võimekuse teste ja tehti paus. Ja pausi ajal siis üks grupp vaatas aknast välja betoonseina,
ma arvan, et see oli 30 sekundit umbes. Ja teine grupp vaatas siis aknast välja rohekatust. Ja kui nad tegid neid teste uuesti, siis need, kes 30 sekundit said siis vaadata rohelust ja taimi, need siis sooritasid need testid keskmiselt paremini. Ehk et juba selline lühikene eemalolek, eemaldumine just loodusesse võimaldab siis meil taastada oma vaimset võimekust ja neid ressursse, mis meil on vaja keskendumiseks. Aga mis veel? Et see keskkond peab olema ka huvitav ja kõige taastavam on selline keskkond, mis on oma olemuselt äratab siis sellist pehmet huvi või paeluvust. Ja selleks on jällegi nagu loodus on see hea selline keskkond, kus saab neid asju kogeda. Ehk et kui te vaatate puid, mis tuule käes õõtsuvad, vaatate päikseloojangut, et siis seal ei ole mingisugust ka sellist stressiolukorda, et äkki jääte ilma mingisugusest asjast või te peate kindlasti nagu keskenduma sellele, et võitegi oma mõtteid mõlgutada, vaadata vahepeal mujale ja kõik on nagu okei. Selle mündi teine külg on siis nii-öelda heart fascination, mis on, ütleme, et näiteks nagu spordivõistlused ja millel ka näiteks hasartmängud ja spordiennustused põhinevad. Ehk et sa pingsalt jälgid kas seda boksimatši või jalgpallivõistlust või siis seda hobuste võiduajamist. Ja sa nagu ei tohi ka ära lõpetada, kuigi see on paeluv ja see on äge ja seda on põnev vaadata, siis tegelikult sa ei tohiks nagu magama jääda, sest et muidu polnud pointi nagu sinna vaatama minna, et kui sa selle knockouti või värava maha magad. Ja muidugi siis see kõige keerulisem pool ongi siis nii-öelda keskendumine ise, ehk et see tööülesannetele keskendumine või näiteks minu jutule keskendumine, kui näiteks keegi teine ka siin kõrval räägiks. Ehk et siis kellegi jutt võib olla huvitav, aga seal ei tohiks olla ka lisastressoreid. Ja noh, näiteks tänava peal jalutades pargis on võib-olla okei jalutada, aga kui ülekäigu rajal ikkagi ringi ei vaata, et siis võite bussi alla jääda või midagi hullu juhtuda, et siis me ei saaks nagu ülekäigu rajal jalutamist nimetada selliseks pehmeks haarvuseks. Ja siis kolmas komponent taastavatel keskkondadel on ulatus. See ulatus on nii füüsiline kui ka vaimne. Et seal on selline kognitiivne komponent juures, ehk et kas see keskkond võimaldab meil sukelduda mingisugusesse maailma ja kogeda seal asju ilma katkestusteta. Ehk et näiteks mina Pirita randa Meriväljalt ilma katkestusteta minna ei saa, sest et seal on see sõidutee vahel ja ülekäigu rajad ja siis on seal mingisugused aiad ette ehitatud ja torupiirdeid. Ehk et minu kogemus tegelikult ei ole selline järjepidev. Aga väga väikeses kohas saab ka tegelikult seda ulatust pakkuda näiteks muuseumites, et kui see on hästi kureeritud ja ta pakub erinevat informatsiooni, et siis meil tegelikult võib minna tunde ja tunde selles keskkonnas. Ja ulatusel on füüsilises mõttes ka selline huvitav komponent juures, mis tekitab meis sellist võib-olla aukartust. Ehk et looduses mingisugused väga võimsad sündmused või vaated, panoraamvaated, kõrged kosed, meeletult massiivsed puud või äikese torm. Või siis ka, kui on inimeste poolt ehitatud keskkond, katedraalid, pilvelõhkujad või siis ka sellised megamassiivsed kiirteed, midagi sellist. Ehk et kui me saame seda vaadata ja kogeda seda sellise suursugusena, siis see annab ka meile sellise emotsionaalse kogemuse.
ja see aitab ka nagu sellisest argirutiinist välja tulla. Kui te just ei ole teedeinsener ja vaatate seda suurt sõiduteed, et siis võib-olla ei saa mõtetest välja. Ma olen sul stressorina juba siin kõrval on ju, et lähen selle harjutuse juurde. Jah, ma ütlen selle viimase komponendi ära lihtsalt, et see on siis kokkusobivus, person environment fit tegelikult, millest me räägime, et kas see keskkond sobib sellele inimesele nende tegevuste jaoks, mis ta seal tahab teha või mitte. Et isegi kui see ohutussaar on muruga kaetud, siis seal nagu piknikku pidada ei saa, kui autod kõrvalt mööda vuravad, et see ei ole mugav.